Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja kuna eile oli 19. veebruar, siis oli ka ühtlasi punklaulja Maie Parriku 79. sünnipäev. Ja siinkohal ma tahan tervitada ja tänada Õhtulehte ilusa loo eest. Ma saatsin Õhtulehele Ants Liiguse tehtud foto ja see oli avaldatud täna Õhtulehe veebis loo juures, mida ma Sten Koolmanile saatsin neile, nii et suured tänud Õhtulehele. Aga nüüd siis Maie Parrikust. See oli aastaid tagasi, kui ma pidasin Maie Parrikuga kirjavahetust tema nagu ettepanekul. Ja see oli mitu aastat tihedat kirjavahetust. Nii et ühte kirja ma võin isegi näidata siin. Tuul siin sobib ära. Ja siin selles kirjas, mis on 17. novembril kirjutatud, oli umbes selline jutt, et vend oli väga pahatahtlik ta vastu, et kui ta tahtis kunagi lapsena mingisugust lemmiklugu makil üles võtta, siis vend keeras selle ajal korgid välja, et ei lasknud, et noh, eks sellisest värgist on ka siis ilmselt see laul sündinud see Viies ratas ja sõnaga, et oli Viies ratas vankri all, et teised teda kõik kiusasid. Ja siis sõnaga kirjavahetuse alguse sellest, et ühel kenal päeval jäi minu maja ette seisma postiauto ja postiljon tõi mulle banderolli ja banderoll oli Maie Parrikult ja seal oli kiri sees, siis oli minu teada, kas oli plakat ka, et Operatsioon Õ, et seal, kus ta nagu mikrofon suu ees ja laulab. Ja siis oli ettepanek, et hakata kirjavahetust pidama. No, miks mitte, ma olin sellega nõus ja siis nii see kirjavahetuse alguse saigi. Ja siis oli niimoodi, et iga kord, kui ta mul kirja saatis, siis pani jälle ühe margi pani alati ümbrikusse sisse, et ma saan talle vastu kirjutada. Ja siis mina tegin niimoodi, et kuna ka Maie Parrik ise, tema kirju avaldati erinevates ajalehtedes, et siis ta oli nõus ka minu kirju edasi viima ja siis oli väga lihtne, et mina tegin peod ja kirju erinevatele väljaannetele valmis ja panin ümbrikusse, kui ma saatsin talle kirja, et siis tema kirja kätte sai, siis käis mööda erinevaid toimetusi ja siis nii viis enda kirju kui ka minu kirjad viis edasi. Ja siis ta kiitis alati seda kunagist Sõnumilehe arvamustoimetaja Tallan Alaküla, et tema on alati selline tore toimetaja olnud, kes oli vaadanud kohe koha peal need kirjad läbi ja sõnaga ja siis oli ütelnud kohe, et vot selle kirja ta avaldab ja seda kirja ta ei avalda ja need, mida ta ei avalda, need andis tal kohe tagasi ja siis Maie Parrik siis saatis need mitte avaldavad, need kirjad, mida ta leht ei avaldanud, et saatis mulle tagasi sõnaga. Ja siis mingi aeg hiljem, jälle see oli üks suvine aeg vist, ei olnud kevadel ikka, või oli ta suvi? Et tuli Margus Turu tuli koos Reijo Tilgaga mulle külla ja tuli tegema ettepanekut, et kuna ta teas, et ma Maie Parrikuga kirjavas peal, et tahtis teha suve avamise peopallikäärus selle suve tähed ja siis tahtis jälle peaesinejateks Anne Veskit ja Marju Rannikut sõnaga siis mind luuletama ja Maie Parrikut Operatsioon Õga esinema. Ja siis olid seal Black Velvet ja kes seal kõik teised veel olid. Aga siis juhtus selline kurb lugu, et Anne Veski ja Marju Ranniku tulemine Pärnu oli ära keelatud, kuna tol suvel oli selline üritus nagu Mis sarjad armastus ja kus selle kontsertisarja korraldaja tahtis Anne Veskit ja Marju Rannikut näidata oma programmis esimesena ja siis keelas ära, et mujal nad koos või laval ühel õhtul osaleda ei tohi. Ja siis oli nii, et siis publik pidi pettuma muidugi, et Veskit ja Rannikut ei olnud, aga selle ees siis esines Black Velvet ja Operatsioon Õ esines nagu siis ja siis oli Operatsioon Õga üks erilugu, et nende trummar läks Pärnu vahel kuskil kaduma sõnaga ja siis oli neil üks naisterahvas oli seal, kes pandi nagu trummide taha, et mängib trumme, et siis saavad niimoodi esineda, et siis on nagu vähemalt näha, et keegi trummide taga on. Ja siis järgmine kord oli selline vist, et siis oli Operatsioon kas 5. sünnipäev oli siis Tallinnas mingisuguses trammidepoos või kuskil. Ja siis olin kutsutud ka mina sinna esinema luuletustega ja siis käisin siis seal esinemas ja siis neil oli soov see, et teha ka Pärnus siis päris sükene
korralik kontsert, kus Operatsioon Õõ saaks esineda, ja siis kuna minul oli siis 33. sünnipäev ja siis Maie Parrik Operatsioon Õõ korraldasid mulle Vault of Music Factory's, mille omanik oli see Urmas Lass, kes hiljem siis Kuulsaali omanik oli, ma ei tea, millega ta nüüd tegeleb, et niisugune ebameeldiv tüüp minu jaoks. Ja siis olime seal siis ühesõnaga Maie Parrik Operatsioon Õõga, nagu mina nagu siis sünnipäeva see tegelane seal. Ja siis olid onu Bella veel ja Kontra ja siis, aga kõik oli muidu kena, aga õhtul, kui nagu esinema läbi sai, siis ei olnud ju kuskil öömaale minna ja Urmas Lass on seda organiseerinud. Ja siis Maie Parrikul keegi sugulane siis Pärnu kandis elas, kelle juurde sai ööbima minna ja mina läksin siis sinna Rüüti tänava baarkasiinosse, mille mänedžer oli siis Kaivo Vaher. Ja siis sain nagu siis hommikuni seal aega veeta kuni bussi peale minekuni. Ja siis üks kohtumine Maie Parrikuga oli see, et kui Vahur Kersna juhtis Eesti Televisioonis saadet Reisile sinuga ja siis ma soovisin saatesse osalemine, et ennast näidata, eks ole, seal. Ütleme niimoodi, et mõni siis kadetseb ka, et ütleb, et kohta ennast näidata, näete, jah. Ja siis ühesõnaga Iiris Saluri valis mind välja seal. Aga mulle see tegelikult ei meeldinud. Tahtsin sööma minna, tahtsin mind välja valita, aga ta valis välja, et pidime Riiga sõitma, aga Iiris Saluri loobus Riia sõitmist ära ja meil siiamaani mul Riias käimata. Aga Maie Parrik tahtis ise Riiga tulla, aga siis loobus ka sellest asjast ära, nii et see asi jäigi sinna paika, et mina sain ainult teles käia. Aga siis kuskilt muidu Maie Parriku ema maja oli Tallinnas Vabaduse puiesteel, numbrit ma ei ütle. Ja siis, aga kui ema ära suri, siis Parrik automaatselt loobus kirjavahetus ära, et tema ei taha koju postkasti nagu minu kirju enam saada, sõnaga, et siis lõpetasime kirjavahetus ära ja täna enam ei suhtle sõnaga. Aga kuna nüüd oli Maie Parrikult siis eile nagu 79. sünnipäev, ma mõtlesin, et natukene räägiks sellest ja siis, et Õhtuleht tegi ka toreda loo, nii et sellised meenutused minu poolt, siis mina Lillar Kohv Viinavalt ja kõik head järgmise korrani.